Nigulis kontrollib, kas väravahid on valmis. Igatahes meie oleme, väravaid ka. Sõidame, pall on mängus ja 2 tunni pärast saame siis näha, kuhu me välja jõuame omadega. Saku paneb palli mängu ja nendel Purgas palliga. Ivanova, oodatakse tsenderdust, seda hetkel ei tule. Nüüd tuleb värava ette, Eismann saab näpud vahele, pall oli lahti ka, aga et sundida Flora mängijad eksima. Kudjavnina, löögikoht on olemas, lööb ka kõrge kaarega, tuleb see pall ja Purgas praegu mängib selle nurgalöögi lahti, saab palli tagasi. Edasi Pihlakule. Tuleb löök ja ei jää palju puudu, et eks siin Anastasia Južaninova. Rosen. Sööd paremasse äärde. On Južaninoval ruumi, läheb tõste värava ette, põrkab pall. Pall on lahti ja Eismannile otse kätte läheb see löök. Tullus palliga, sööt ette poole Pihlak. Jätkab mööda äärt Ivanovale, Tammeveski tagasitööd tegemas. Ivanova säilitab palli, jõuab karistusalasse. Lööb ka peale, Eismannilt tõrje, aga pall on lahti värava ees. Ja juba Vihman avab ette poole Purgatsi suunas. Ja Purgats võidabki palli, söödab edasi Kudjavninale. Kudjavnina karistusalas. Ja tuleb nurgalöök Florale. Vedaku peast läheb see pall edasi Soodlale ja nüüd Pihlak. Ivanovaga küsib ja läbi sööt Ivanova nüüd Eismanniga. Silmitsi ja tuli sinna värava suunas. Kas löök või sööt, igatahes Juksar. Erili Toom ka, Saku peatreener, annab märku, et ei tasu kiirustada. Tuleb panna vastan jooksma, aga siin nüüd väga jäme söödu eksimus. Soodla karistusalas. Juksar tal vastas, ikka veel Soodla. Sööt teise lainesse, kust Pihlak lööb peale, aga Eismann. Purgats, löögikoht on olemas, ikka palliga, Tullus. Tsenderdus 5 kasti joonele, seal Pedak peaga vahel, aga pall jääb Tulluse kätte, ikka Tullus, Pihlak lööb ja Eismann tõrjub. Ja jätkuvalt ei suuda Flora 35. minutil juhtima minna. Ligikaudu 4 minutit, on veel esimest poolega minna. Halb eksimus nüüd Laidmetsalt, Saulus, löögikoht olemas, lööb peale ka, Vihman pudistab. Aga siis saab ikkagi palli kätte. Kauaks ja kaotab selle nüüd Saulus. 3-3 vastu Saku rünnakule minemas, Saulus. Sööt edasi. Tuleb ka löök ja otse Vihmanile kätte. Vaatame enne selle korneri ära. Kõrge kaarega tuleb Purgats. See on milline värav 59. minutil. Arola Purgats. Aga tõeline meistriklass Purgatsi poolt. Näeme kordust, samal ajal Flora teeb ära 2 vahetust. Tuleb Jane Mirjam ja Egle Eliise Kurg. Jooksvas tabeliseisus ka nüüd Flora on. Viimses liider, aga siin nüüd tuleb ja tuleb teine ja tuleb õitekaunis värav 63. minutil. Flora naiskonna suurim väravakütt, Gretlin Pihlak. Niimoodi ta pingile viitas, vaatame kordust ka. Tulluselt sööt Pihlakule. Ja pigem oli see ikkagi mõeldud tsenderdusena, aga lõpp ja kõik ja kaunis värav. Ollakse kindlalt parem võistkond. Ehkki tahaks arvata, et Saku veel ei ole püssi põõsasse visanud. Tsenderdus värava ette ja siin nüüd Meiliselt muust puude, Pihlak võtab palli omale. Ikka Pihlak ja posti! Ei tule praegu Flora 3. Jõuab ette, ei jõua, hoopis Pihlak lööb ja tabab latti. Pihlak on löönud täna värava, tabanud posti, tabanud latti.
no nüüd Saulus lööb, niidetakse maha ka, aga palli tagasi võita. Liik ja Matson, Liik ei saa viga teha, tal on kollane kaart all, Matson. Ikka Matson lööb, aga Eismann püüab. Tundub, et on neid üleminuteid rohkem kui 3. Või siiski, vilistab Sandra Nigulis selle mängu lõppenuks. Flora 2, Saku 0.